tere tulemast Ärkvel teadve looja Youtube'i kanalile ja Facebooki lehele. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin koos Katrin Lukasega. Ja Katrin Lukas on siis minu teadvusväljas olnud tegelikult juba päris pikka aega. Ta on teinud väga tänuväärt tööd inimeste nii-öelda ülesäratamisega või siis ka ülesäratamisel ja silmade avamisel seoses sellega, et millises reaalsuse ruumis me tegelikult elame ja milleks me tegelikult võimelised oleme ja kuidas võib-olla siis ka ennast selles ruumis maksimaalselt hoida, toetada ja toimetada enda väes. Tere, Katrin! Tere, Kadri, ja, rõõm olla siin ruumis. ja mul on hea meel, et sina oma sellest väga tihedast isiklikust graafikust ja igasugu põnevatest loomistest leidsid aja tulla siia praegu seda jagamist tegema ja ühtlasi tegelikult oleme me siis Katriniga koos ühes koosloomises, et meil oli 1. detsembril võimalik kohtuda näost näkku ja me saime esimese 5 minuti jooksul vist, kui me olime omavahel suhestunud, siis tegelikult tõdesime mõlemad seda, et uue reaalsuse üks teema kindlasti on koostöö ja meie ka minu enda ja meie mõlema üllatuseks maandus juba järgmine päev väga suur koostööprojekt tegelikult, et lausa 12 naist siis tulevad kokku selleks, et jagada oma sügavaid tarkusi ja teadmisi. Ja Katrin on siis või kindlasti üks nendest naistest. Mm, aga selle jagamisel siin ma tegelikult tunnen, et me võiksime juba kohe luua mingit väärtust, juba kohe anda midagi edasi inimestele nii, et isegi siis, kui nad mingil põhjusel ei otsusta sellel teekonnal kaasa tulla, nad saavad juba midagi, millega, mingit infokildu, millega juba oma elus midagi peale hakata. Ja ma olen täiesti kindel, et sul on seda, ma tahaks öelda, sügavust ja tarkust ja info mahtu metsikult, nii et mis oleks võib-olla see, kui sa nüüd näed, et me oleme liikumas 25. 26. aastasse, et mis oleks võib-olla see, mida sa inimestele kaasa annaks, mida nad võiksid nagu järgmise aasta suhtes arvesse võtta ja võib-olla milliseid muutusi enda elus käiku lasta selleks, et seda järgmist aastanumbrit maksimaalselt hästi läbi teha? No tegelikult kogu kosmilise maailmapildi nii-öelda see üldsõna võib olla järgnevateks, ma arvan, mitte ainult järgmiseks aastaks, vaid väga pikaks ajaks tegelikult on tasakaal. Et me oleme ju põhimõtteliselt liikunud äärmustesse, ehk siis võib öelda tasakaalutusse. Ja see teekond, ma mõistan ka, mida mina olen siis ju tegelikult käinud 25 aastat umbes, on see teekond olnud, kus saada tagasi tasakaalu. Ja viimased päevad, ilmselt ka väga palju seotud just selle sama intervjuuga, mida me siin teeme ja on minu teadvusesse nagu nendel vaikuse hetkedel hästi palju just tulnud neid teadmisi, et võib-olla mida natuke siin täna edasi anda, mida siis anda edasi naiste kursuses, ja ka üleüldiselt tegelikult, eks seda teadmist tuleb rohkem 3. raamatu jaoks, ma saan aru, mind valmistatakse selleks, et aga see võib-olla ütlesid siin alguses ka ilusti, et see koosloomine, mina olen kogu aeg näinud, on see uue ajastu sõna, et inimkond olles eraldatuses tegelikult siit sellest kohast välja ei tule ja mitte selleks, et see oleks mingi tohutu suur kosmiline karistus, vaid lihtsalt selleks, et õpetada meid, et ka siin tegelikult ju tulevad kokku, ütleme 12 naist, kes toimetavadki täiesti omal alal. Iga lähel on mingi oma väärtus, mida ta siis loob ja kindlasti osadel naistel, me ikka inimestena, meil paraku on eelarvamusi ja me anname hinnanguid ja keegi ei meeldi meile ja kuskil meil on kriitikat. Ja mulle väga võib-olla meeldis
meeldis üks, mis Kristiina mitte küll rääkinud siin, aga kirjutas kohe postituse alla, et igalühel on oma kogemused, kui me jätame ruumi kõikide kogemusele, ei anna hinnangut ja hoopis vaatame seda, et aga kui me oma kogemused kokku põimime, lubades igalühel jääda oma ruumi, et siis kuidas see tegelikult loob terviku. Mitte, et me oleme selles tohutus eraldatuses kõik ja siin on ka see, et kui me selle väe kokku paneme, siis ju energiat tulevad kokku, jõud tuleb kokku ja see tegelikult, kuidas ma ütlen, saab palju suuremalt mõjutada. Et sellel on palju suurem nagu efekt kõikidele, kes siis sellesse ruumi sisenevad ja siis muidu sa saad jupi siit ja jupi siit ja jupi siit, aga sa ei ole nagu selles tervikus ja selge on ju see, et mina ei jõua kogu tervikut kanda, sina ka ei jõua kogu tervikut kanda, see on absoluutselt. Mina ei jõua riideid teha või mina ei jõua, ma ei tea, mida iganes teeb Claire või kes iganes meil seal veel on. Et minul ongi väga spetsiifiliselt täna oma rada, millesse ma siis tegelikult lõplikult ankurdusingi eelmine aasta. Ma sain täpselt aru, mida ma siia tegema tulin, et ma tulin raamatut kirjutama väga spetsiifilisel teemal. Ma tulin aitama inimest tasakaalutusest välja, ehk siis teraapiad. Ma olen ju ise õppinud. Ma ei ole psühholoogiks õppinud, ma ei ole kellekski õppinud. Ja ma sain aru, miks ma ei ole õppinud, sest kui ma oleks läinud lasknud kellegi teisel panna ennast tavateraapia raamidesse, siis ma ei oleks avastanud neid asju, mida ma pidin ise avastama selleks, et luua uus teraapiavorm, mis tegelikult inimese jaoks toimib. Ja see ongi see võib-olla see põhisõna täna on see ikkagi, et tasakaalu toomine tagasi meie endi sees ja meie endi sees tasakaalu loomine loob välise tasakaalu, et elaval hingelisel inimesel ei käi see kuidagi vastupidi, kuigi kõik seda arvavad. Et kui ma välist korrigeerin, et äkki siis mul läheb seest heaks, et nii see ei käi. Ehk et siis märksõna kindlasti on tasakaalu toomine. Millised on need sellised sinu võib-olla viisid? Et okei, sa praegu ütlesid nagu, et sa tood seda infot ja siis sa teed neid teraapiaid, aga mida saaks nagu inimene indiviidi tasandil üksinda või see esimene asi võib-olla, mis oleks selline, et nagu millega üldse alustada seda enda tasakaalustamist? No, mida me tegelikult ju seal, ma võib-olla siin äkki ma räägin lahti natukene siin nagu seda üldideed ja koolitusel ju tegelikult on see, kus me läheme nagu sügavale. Näiteks jah. Ja et mõte on ju see, et minu teadvuses on hästi selgelt toodud see, et hingeline inimene koosneb 3 aspektist. Et mul on hing ja vaim ja mul on keha. Ja hing ja vaim oleks siis algallika mees- ja naisaspektid. Hing on siis naisaspekt, vaim on meesaspekt ja siis meil on keha. Aga ka meesaspektil ehk vaimul on naiselik pool. Ka hingel on mehelik pool. Kehal on nii mehelik kui naiselik pool. Et kui me siiamaani oleme kogu aeg hästi tugevalt eristanud, meil on isake taevas ja emake maa, nagu me ka seal koos olemisel rääkisime, siis see info, mis on nagu ära võetud meie jaoks sellel maatriksi tasandil ongi see, et on isake emake taevas, on isake emake maa. Hingel on nii mees kui naispool, teadvusel on nii kui mees kui naispool, sul on ju 2 ajupoolkera. Sul ei ole ju 1 ajupoolkera, mis peegeldab vaimu olemust. Et meespool on ratsionaalne ja naispool on loov. Ja? Et vaim, kuigi olles oma meesaspektis, on tal ikkagi mõlemad pooled olemas. Ja kuna me oleme läinud nendesse äärmustesse, siis täna on oluline see, et me kehas, hinges ja vaimus saaksime tuua tagasi tasakaalu. Jällegi. Ja mis see tasakaal tähendab, on see, et me oleme läinud mingisuguse äärmusesse, et näiteks kui ma olen hästi peas, ma ütleme siis pigem selles mehelikus poolest, ma olen ratsionaalne, ma mõtlen hästi palju, ma tõenäoliselt mõtlen üle, mu meel on ärev, mu meel üritab kõike kontrollida, kõike suunata, kõike juhtida. Aga ta ei luba sisse seda, kui ta hetkeks nüüd peatuks see meespool, ütleme näiteks, et meele puhul, et võtame hetke vaikust. Ja siis, kui me lubame meelel maha rahuneda, õpetame, algusest ta ei taha vaikusesse minna, sest ta ei taha kontrollist lahti lasta, aga õpetame teda vaikselt vaikusse tulema näiteks 5 minuti kaupa, et vaikus on turvaline. Siis teine ajupoolkera hakkab ka tööle ja sealt tuleb võib-olla inspiratsioon.
ja sealt tulevad mingid teistsugused mõtted või uus vaatenurk, kuidas asju teha. Ja niimoodi läbi kõikide tasandite liikudes, et ütleme siis näiteks aju puhul veel, et hästi oluline oleks hakata arendama aju naiselikku poolkera, mida meil väga palju ei ole tehtud. Et kui ma vaatan siin võib-olla mõnda, no näiteks toredaid naisi, kes meil Eestis on, kes on ka sellised aktiivsed ja tegevad ja näiteks, keda ma väga imetlen oma kunstis, on Marju Ojasaar. Ja tema see naiselik energia voolab nagu küllusena läbi, milliseid kleite ta toob, milliseid ehteid ta loob, kuidas ta joonistab. See on kõik naisenergia äärmus. Aga mingites kohtades ma näen näiteks, et Maril, ütleme võib-olla mingisuguste struktuuridega seal, näiteks mehelikku poolt oleks natuke juurde vaja, mina teeks mingid asjad ümber, paneks mingid nüansid sinna, et see mehelik pool tuleb esile. Aga siin ongi see, et just see tasakaalu loomine, tasakaalu toomine. Ja mõni teine naine, eks ole, toimetab võib-olla ka väga hästi selles mehelikus ja teeb, et toimetab mingeid asju, läheb selle meheliku jõuga kogu aeg edasi. Aga kui talle see naiselik pool selle juurde tuua, siis tema looming muutuks võib-olla pehmemaks. Mina olen seda endaga väga palju teinud, et kui ma ikkagi alustasin 13 aastat tagasi, ma olin väga nurgeline ja läbi enda tervendamise kogu aeg juurde tuues sellest seda naiselikku tasandit muutud pehmemaks, muutud andestavamaks, muutud mõistvamaks, muutud lubavamaks. Aga ma ei kaota võib-olla ära seda meesenergiat, et ma hoian struktuuri, ma hoian ikkagi mingisuguseid tasandeid, mis on nagu oluline, siuksed ambitsioonid, eesmärgid, ja nii edasi, mis siis meesenergia toob. Ja kui me räägime nüüd nagu tunnete tasandites, siis võib-olla hinge tasandis, et üks teema, mida mina väga tahan esile tuua, mida siis vaimses maailmas nii palju räägitakse, on kogu aeg sellest egost ja sellest egost lahti saamisest. Ja minul on hästi selgelt kosmilisel tasandil näidatud ühel hetkel, et ego ei ole mitte midagi muud kui hinge maskuliinne pool. Et kui hing on pidanud olema ainult maskuliinsel tasandil ehk ellujäämises, et see naispool, eks ole, meis astubki tahaplaanile tegelikult siis, kui me läheme ellujäämistasandile, mida me võime ju öelda tegelikult, et maatriksis on nagu väga palju. Ja siis tuleb edile kõik see, et see meespool võtab üle, sest tema roll on olla kaitsja. Ja absoluutselt see ongi tema töö. Aga kui ta jääb üksinda sellesse kaitserolli ja seda naist, kes talle vahel ütleb, et puhka või lõdvestu, ma võtan vahepeal, hoian sind, mis iganes, kui seda ei ole, siis sellest mehest saab väga siuke, kuidas ma ütlen, siuke hästi kõva, hästi rigiidne olend, kellel ei ole palju ruumi avatusele, teistmoodi tegemisele, ta loob oma hakkamasaamise mehhanismid ja süsteemid, millest ta tunneb ennast turvaliselt, ta teab, kuidas ta saab toimida. Aga sellest tekib see probleem, et me ei lase uusi asju sisse, me ei tea, et tegelikult ka teistel viisidel saab toimida, aga me ei usalda seda teist, see pole meile turvaline. Me ei ole kunagi seda me elus tundnud. Ja kui ma olen juba selle turvalise tsooni saavutanud, et mul on siin mugav, näiteks ma ei oska öelda, tunnete tasandil, et ma ei luba väga oma tundeid tunda või ma ei luba nendel asjadel üles tulla, mis minevikus oli, sest et ma ei taha nendega hakata tegelema, see viib mind täiesti mingisse uude kohta jälle ja ma ei tea, kuidas seal hakkama saada. Aga selles olemises, ma siin olen, kus ma surun näiteks kõik alla, ma juba tean, kuidas see toimib. Et ma võtan seal, ma ei tea, joon oma veini iga päev või mida iganes ma teen või teen sporti kogu aeg, et ma kogu aeg oskan manageerida seda tasandit siin. Aga selles naiselikus pooles, eks ole, kes tahab need tunded ära tunda ja tahab nad läbi lasta ja tahaks võib-olla lõõgastuda ja selle kaitse korraks maha lasta, vaadata, mis sealt tuleb, sealt võivad tulla välja täiesti uued aspektid ja see kergus tegelikult, mis tuleb sellest, kui sa lased midagi vabaks, siis tegelikult see meespool saab lõdvestuda. Et see on küll omamoodi nagu selline, see on mingi surm, mis meil tuleb läbi teha, eks see nagu mingi tasandi muutus. Ja siis see surm on hästi hirmutavaks tehtud maatriksist, et surm justkui tähendaks millegi lõppu, kuigi surm tegelikult on transformatsioon ja millegi uue algus. Nii et siis hinge tasandil ka, et aga see hinge, see ilus pool juurde tuua, et see looming ja mäng ja rõõm ja võib-olla laulmine ja tantsimine, ma ei tea, hingel on nii palju ilusaid aspekte selles teises pooles. Ja seal on loomulikult tunded, seal me tunneme rõõmu, aga me tunneme valu ka seal. Ja siis väga paljud ei taha seda valu tunda, siis on lihtsam hoida ainult seda, sest ego on ikkagi hästi raamides, et tema väga ei luba ruumi sellistele tunnetele või sentimentaalsusele, ütleme niimoodi. Kõik on ratsionaalne, kõik on sirgjooneline, kõik on selge. Nii teeme, jah.
ja siis, et mõlemil tasandil siis nüüd, kui hinge tasandil, kui siis vaimu tasandil on vaja siis, kuhu äärmusesse inimene on läinud, on vaja siis justkui see teine pool juurde tuua ja siin tasandil võib-olla ka osadel inimestel on näiteks võib-olla samas ära kadunud see ego pool, noh ma näen, et osad inimesed võib-olla lapsepõlves murtakse ära, neil ei ole piire, just ego on see ikkagi, mis seab piirid või raamid ja neil ei ole siis üldse neid piire seal ees. Et kõik see teine pool, et antakse lõputult ja ma ei tea, tõmmatakse ennast ribadeks, ei arvestata endaga, et siis on vahel just vaja seda ego natuke tugevdada ja seda selgroogu ajada nagu sihukest sirgeks, et oota, et ma ei pea kedagi teist enam päästma, ma ei pea lõputult andma näiteks selleks, et mind armastatakse. Ma ei pea armastust välja teenima, ma ei pea kellelegi tõestama, et mina just üks päev avastasin, et noh, mina tulen ka lapsepõlvest, kus minu jaoks on hästi oluline olnud, et teised tunneks ennast hästi, sest siis mul on turvaline. Siis minu närvisüsteem väga läks aktiivseks siis, kui keegi on minu peale pahane. Ja see ei pruugi üldse selles mõttes minuga seotud on enda sisemised protsessid, aga kui ma tajun, et keegi on väljas pahane, siis ma justkui tahan seda kohendada. Et siis täna öelda seda, et ma sean siin piiri, et ma ütlen sulle selle koha peal, ei, ma enam ei tee midagi selleks, et sina ennast hästi tunneksid, sa võid olla mu peale pahane. Aga siis on see ego, kes seab piiri, ütleb, et see tuleb see meesenergia, kes tuleb meid kaitsma, ütleb, sa ei pea ennast igavesti enam ribadeks tõmbama. Jah. Ja keha tasandil samamoodi on meil vaja ka jälle naiselikku ja mehelikku energiat, et keha tasandi aktiivsus on selgelt see mehelik energia, kus ma teen trenni, ma käin, ma liigutan, ma toimetan, ma teen oma mis iganes aktiivsuseid, mul on vaja tööasjades teha. Aga siis see teine pool, kus ma magan korralikult, puhkan korralikult, kus ma venitan ennast, ma käin massaažis, ma käin saunas, ma teen võib-olla sooja vanni, ma lõõgastan ja lõdvestan ennast. Et kui see ühiskond hästi palju piitsutab seda keha nagu tohututes hunnikutes, kogu aeg pumpab sellest kehast välja kõik ressursid ja valud, hommikul alustame kohviga, istume ekraanis tund aega, lüpsame kogu dopamiini kõik juba välja, õhtul läheme magama, ma ei tea, mis kell, oleme veel voodis 2-3 tundi telefonis ja siis me oleme kogu aeg täiesti ribadeks tegelikult ja mitte mingit lõõgastust ega lõdvestust ei tule, sest inimene ta ei oskagi lõõgastuda, sest väga paljud inimesed, kellega mina tööd teen, lapsest saati nad ei teagi üldse, mis see lõõgastus on. Nad on elanud kodus, kus on siuke täis põrgu olnud. Ja kuidas nad siis, ma tihti ütlengi, et ma pean võtma inimese ja näitama talle mingit uut maailma ja teed sinna, kuidas sinna uude maailma minna saab. Et pole kunagi seal käinud, pole kunagi seda kogenud. See on tema jaoks täiesti ebaturvaline, sest ta ei tea üldse, mida seal teha, sest et siin ta saab hakkama ju. Ja kõikidel tasanditel just seesama tasakaal, et need kaks energiat panna omavahel tööle, eks seesama, ma olen palju näidanud, et seesama rist, mis mul kaelas on, et siin on 4 energiat, mis on tegelikult 8, mitte ei ole 4, sest mõlemi sees on mõlemad. Ja siis kokku läbi üksteise põimudes niimoodi kogu aeg nad moodustavad siis 13. värava, mis on siis inimese päikese põimik, ehk kui su 4 ehk 8 energiat kõik harmooniliselt voolavad, siis avaneb inimesel see päikese põimiku tasand või siis sügavamad ühendused üldse kosmiliste tasanditega, et see on see meie sisemine päike, läbi mille me saame siis ligi tegelikult väga võimsatele kohtadele, sest päike on universumis üks võimsamaid kehasid. Et ma sellest viimases podcastis ka rääkisin, et tegelikult 25. detsember on Sol Invictus ehk vallutamata päikesepüha, mitte siis maatriksi loodud püha, mis on saturnaalne tegelikult. Saturnaalia püha, millel ei ole elava hingelise inimesega mitte midagi pistmist. Et meie peaksime tegelikult hetkel tähistama siis valguspüha nii-öelda ja 25. detsember on just siis see päikesepüha. Ja läbi selle me saame siis ühendused enda kõrgemate päikesetasanditega läbi oma sisemuse ehk hingelise inimese elu loomine käib ainult seest väljapoole, käib ainult läbi tasakaalu otsimise. Et kui mul on keha haige, kui mul on kui ma tunnen ennast halvasti ja ütleme siis nii, et võtame 3 tasandit, et siis keha on haige, tervis, emotsionaalsed teemad, näiteks mul ei ole hea paarisuhe, mul ei ole hea suhe endaga ja siis ütleme mentaalse tasandi, ma paneks sinna rahaasjadesse, sest see on äri ja ettevõtlus ja tegutsemine. Kui nendes on tasakaalutus,
siis on meie elus peegeldub sellest teemast tasakaalutus. See tähendab seda, et minu sees seal vajab veel midagi nagu paika seadmist. Minu need 4 ehk 8 energiat tahavad saada tasakaalustamist selleks, et raha voolaks, selleks, et oleks harmooniline paarisuhe, selleks, et mu keha oleks terve, et mul oleks palju energiat. Et see on kõik ainult läbi sisemise joondus, et jah, väliseid asju tuleb ka teha, aga nüüd ongi küsimus see, et sisemise ja välimise tegemised peavad olema käima käsikäes. Mida täna hästi palju tehakse ainult välise peal. Lõpuks sa jõuga surud läbi, loomulikult mehed näiteks teevad seda, töötavad 10, 4, 5, ma ei tea, mis iganes aastaid. Nad saavad rahaliselt edukaks, finantsiliselt edukaks, et see kõik toimib, aga see on puhtalt jõu pealt. Aga mis seal juhtub, on see, et nad iseennast päris palju tapavad selles kohas. Et kellel on tervised tuksis, eks ole, või närvisüsteem on tuksis, paarisuhe ei toimi ja nii edasi, et nad võtavad selle ühe fookuse, panevad suuna sisse, aga nad unustavad ära, et universumis harmooniline loomine käib läbi 2 energia koos. Et jaa, mu meesenergia tahab seda edukust luua, aga kui ta teeb seda naisenergiaga koos, siis see on palju efektiivsem ja see ei lõhu mind. Jah? Nii et see oleks nagu lühidalt kokkuvõttes siis kõik need, mida me täna peame õppima uuesti tasakaalu ja õppima ära, et meil on 2 energiat ja need tuleb koos tööle panna. Aitäh, väga põhjalik ülevaade juba. Nii mõnegi märksõna endale siia kuhugi kirja pandud. Kas võib-olla ütleme siia lõpetuseks veel selle, et nüüd see teekond, mida me loome koos. Kui on veel keegi, kes nagu mõtleb, et nagu kas tulla või et ei tea, kas see on minu jaoks, et võib-olla sul on mõni selline nagu üleskutse või märksõna, et kui keegi veel mõtleb ja on 2 vahel, et miks ta võiks tulla? Ma arvan, et inimene peaks ikkagi enda sees mingi koha ära tunnetama. Ma hästi viimasele õpetan seda, et kuula iseennast, et tunneta ära, et kas sinu sees see koht on olemas, kas sa oled selleks täna valmis ja kui on kas või keegigi, kelle teadvuse väljaga või kelle teadmistusega sa juba haakud, siis tõenäoliselt sa võid siit palju rohkem saada, sest et võib-olla mõni naine on sinu jaoks, kas sa ei ole teda üldse tähele pannud või sa ei ole temaga haakunud või mis iganes. Aga just see, et täna järjest enam hoida seda avatud meelt ja vaadata, lihtsalt kuulata ära ja vaadata, kas mul on siit midagi võtta. Muidugi kõigilt ei ole ja ei peagi olema igaühe jaoks, ma mõtlen seda. Aga kui sa juba vaatad, kui sa juba mõtled ja kui sa juba kuulad, siis midagi järelikult sind siia on tõmmanud. Midagi on see, mis sinu teadusväljadega haakub. Ja lihtsalt istu maha korraks, tunneta ja mina ütleks ka, et kui see aeg on olemas, ja isegi kui sul on see koht, et sa mõtled, et mul ei ole mitte midagi aega teha, siis ma usun, et me igaüks anname kaasa midagi, mida on lihtne ja kerge teha ja väiksed asjad, millest alustada selleks, et tegelikult muutus saaks sündida. On ju, et inimeste elud on täna kiired ja nii edasi. Aga see võiks olla jah, see koht, kus alustada väikeste sammudega ja kas või, kus sa võtad ühe asja siit kaasa. Ainult ühe, kas või ühelt esinejalt ühe asja ja rakendad selle, siis see juba loob muutuse ja selleks saab edasised asju, saab edasised muutused tulla, sest me täna tahame, ma arvan, et väga paljudel võib stress tekkida sellest, et issand, 12 asja, 12 nädalat, siis ma pean sealt kõike võtma, mingeid asju tegema, mis see tahab, ma ei suuda, mul jookseb juhe kokku. Ja mina oma klientidele räägin kogu aeg, et me võime ühe sammu haaval, võtame ühe asja, integreerime selle ära. Ükskõik kaua sellega läheb, siis vaatame edasi. Ja kui see üks muutus on tehtud, siis tekib ruumi kõigele, et sa ei pea siia kursusel tulema kõike tegema, kõike võid, muidugi, võib-olla sul on see ressurss. Aga kui sul ei ole, siis tule, võtta üks asi kaasa, rakenda see, mis sulle kõige rohkem siit meeldis. Ja siis mingi aja pärast saad jälle uuesti seda teha. Jaa, just. Ja meil on tegelikult plaanis ka neid kõiki osasi salvestada, nii et kui tundub vahepeal, et on liiga palju, ei jõua ära integreerida või on tempo liiga suur, siis saab rahulikult järgi vaadata omas tempos, et me hoiame neid videos üleval vähemalt aasta aega pärast seda teekonda, nii et see on rahulikult integreerimisaega, et võtta seda infot vastu ja mina omalt poolt saan öelda, et tõesti sellesse ruumi on tulemas 12 väga ägedat erinevat naist, kes on oma elus jõudnud
ütleme siis teatud saavutusteni, nad on tulnud läbi teatud pimekohtadest ja aktiveerinud endas mingid uued nägemised ja sellise uue viisi, vabama viisi elamiseks, võib-olla siis suuremas tasakaalus ja kui te saate nendelt naistelt nagu mõnegi koodi kaasa, siis see aitab teil kindlasti oma terviklikumat elu ka luua, et selles ma olen täiesti kindel. nüüd, kui te enda teekonnal olete sellises kohas, kus te olete just tulnud läbi sellistest võib-olla või alles sellises kohas, et nagu ma tulen läbi mingist transformatsioonist või pimekohast või rasketest kohtadest, aga ma ei tea veel, et kuidas siis selles uue reaalsuse energiates üldse nagu toimetada või kuidas selle uue enda eluga kohaneda, siis siit võite saada küll nagu päris palju sellist kuidas lahendusi ja kogu selle teekonna info leiate siit selle video alt. Katrin, kas sa soovid veel midagi lõpetuseks lisada? Et võib-olla just, sest et teekonnale tulevad naised, et võib-olla aru saadagi, et mis tegelikult maatriksis on ära võetud ja mida me olemegi tagasi toomas, on naisenergia. Ja mis see päris naisenergia on, see õige on, me kõik veel õpime seda, me kõik alles ankurdame seda, me tegelikult oleme kõik koos sellel teekonnal. Et selles mõttes ei ole vaja üldse karta, vaid tullagi ja sul on võib-olla terve aasta aega, sa võidki iga kuu võtta, näiteks kuulatakse ühe video ja siis võtta sealt selle väikse asja, see üks kuu. Aga et mis on see päris naisenergia, mida me tagasi toome ja igaüks tegelikult toob sellest ühe tüki siis, eks ole. Aga see on maatriksis kadunud olnud ja see on meile nii võõras kõik olnud. Ja mina ka iga päev tegelen sellega väga intensiivselt iseenda sees. Ja see ei ole lihtne teekond, aga väga tore ongi see, kui me seda kõik koos teeme, see ju jälle loob midagi palju suuremat. Jaa, absoluutselt. Ma ise tunnen suurt elavust selle teekonna ees ja ma tunnen, et teised naised vägavad ka seda sama kohta, et me oleme tegelikult siiralt tänulikud, et see looming maandus meie välja ja anname endast parima, et seda läbi enda kehastuste siis esile tuua teiste jaoks ja iseenda jaoks ka. Et nii. Aga me tõmbame siis siit praegu otsad kokku ja loodan, et te saite siit videost kindlasti endale juba midagi väärtuslikku ja kui vähegi kõnetas, siis kohtume juba sellel teekonnal, mis algab 6. jaanuaril ja kestab sinna märtsi lõppu. Võt. Olgu nii, näeme jälle, suur tänu vaatamast ja olge hoitud. Tšau!